tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, kus vaatame, mida on oodata 10 päeva jooksul ja seda teen 3 grupiga. 3 grupile on juba välja valitud 3 kaarti ja 3 kaardiga me vaatame siis, mida on oodata järgneva 10 päeva jooksul teile. Ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin see resoneeruda. Kui soovite personaalset kaardi ladumist, siis võite alati kirjutada. Ja kui teil on soov oma emotsioone hakata vabastama ja oma elu lihtsustama, kergemaks muutma ja oma elust ka rõõmu ja naudingut tunda, siis minu poolt on kättesaadavaks tehtud teile ka emotsioonide vabastamise video, kus ma siis seletan lahti, kus emotsioonid üldse pärit on, kuidas me neid hakkame alla suruma ja kuidas me need unustame neid tunda ja räägin siis lahti, kuidas täpsemalt ja üksipulki räägin lahti, kuidas siis hakata neid uuesti tundma ja et see saaks üheks osaks teie elust, et teie emotsioonid ei valitseks teie elu siis, vaid te saaksite hakata vabalt tegema otsuseid ilma emotsioonidest lähtudes. Ja see on päris võimalik kohe. Ja kellel on selleks soovi, siis samuti võite kirjutada ja mina alustan siit juba kohe praegu esimese grupiga. Ja esimesel grupil siis tuli välja mõõkade 6, sauade 5 ja karikate 2. Siin võib olla siis järgneva 10 päeva jooksul teil siis tegemist olla mingisuguse erimeelsuse konfliktiga, millest te ilmselt eemaldute. Siin võivad olla erinevad variandid, ma püüan siis teile tuua vähemalt 2 varianti siit nähtavaks teile. Et siis te tunnete ja tajute, mis võiks olla teie oma. See energia võib olla juba praegusel hetkel kohal mingil määral ja jätkuda siis järgneva 10 päeva jooksul. Ja võib-olla 10. päevaks on juba asjad kõik tipp-topp. Sest ma näen siin, et kõik laheneb kenasti. Aga siin on mingisugune edasiliikumine või muutus toimub teis või teie suhetes või kellegiga suheldes või ka tööalaselt. Mingisugused muutused toimuvad, mingisugune liikumine toimub. Ma näen, et teie nagu liigute raskustest eemale ja ilmselt võib-olla siin ongi, võib-olla on kus iganes teil mingit laadi konflikt. Ma näen selle sauade 5-ga, et teil on mingit laadi konflikt, konkurents, arusaamatused. Ja see võib olla siis kas tööalaselt, kellegi, ka suhtealaselt, eks ju, armastussuhetes, sõprussuhetes, mis iganes suhetes, inimestega suhetes. Võib olla siin siis mingit laadi konflikt, arusaamatus või ka konkurents isegi. Ja ilmselt see võib olla ka teie enda sees tegelikult. Ka enda sees võib mingisugune võitlus olla teil endaga. Sest ma näen, et siin on sellist pingelist olukorda, kus võib olla palju arvamusi ja vastasseisu või isegi sisemist segadust. Ja siin ei pruugi üldse olla sellist suurt tüli, vaid pigem sellist segapudru, selline segaduse energia, mis pigem vajab sellist selgust ja fookust. Ja sellega seoses ma näengi, et siin toimub selline eemaldumine, et te nagu eemaldute sellest situatsioonist ja olukorrast, et ei taha nagu sellega tegeleda, aga see kindlasti ka muutub, et see on nagu muutumises. Teine variant võib olla siin see, et kui te eemaldute mingisugusest situatsioonist, olukorrast, siis see tekitab omakorda teile sisemiselt mingisugust segadust ja kaost. Et energiad
energeetiliselt tunnete sellist segadust ja konflikti ja arusaamatust ka iseenda sees võib-olla. Et jah, et siin on selline ühest küljest edasiliikumine, mingisugune muutus toimub, see ei jää muutumata, muutus toimub päris kindlasti, aga ta liigub positiivsuse suunas. Ja te liigute nagu nendest raskustest tegelikult eemale. Võib-olla algselt teile tundub, et kellel siis ühtepidi, et kui ta liigub sellest olukorrast eemale, mingisugusest olukorrast, mis teda nagu justkui ei toida või ei tee tema tunnet justkui heaks, siis sisemiselt tekib see segadus, aga tegelikkuses peale seda sisemist segadust toimub siis selline harmooniline, liigute harmoonilise tasakaalu suunas, et selline maharahunemine või vaibumine toimub. Ja täpselt samamoodi nagu nende tülidega, mis iganes konfliktidega teil väliselt on, et siis samamoodi, et kui te liigute sellest konfliktist ja tülist eemale, siis tekib ka ikkagist see muutus ja muutus paremuse suunas. Et päris kindlasti te olete liikumas millegi sellise keerulisema või stressirohkema olukorra juurest rahulikumasse kohta, stabiilsemasse seisundisse, stabiilsema seisundi poole, isegi kui te seda nagu algselt ei pane nagu sellisel kujul tähel. Aga see võib olla siis mingit laadi vaimne või emotsionaalne või füüsiline üleminek. Võib-olla te olete isegi otsustanud jätta selja taha mingisuguse segaduse, raskuse, mis sind varasemalt vaevas. Ja sa tunned selle 10 päeva jooksul justkui vajadust eemalduda sellest konfliktsest olukorrast või jätta midagi maha, et taastuda või eemalduda millestki, et taastuda. Aga päris kindlasti sinu vaimne ja emotsionaalne tasakaal on siin taastumas. Et jah, et siin on võimalik, et mingisugused lahkhelid või erimeelsused või konfliktid on teil siin kas siis töö juures, kodus, partneriga seoses, kellega iganes seoses, ka iseendaga võib olla see energia siin. Et mis nõuab nagu või mis näitab seda väljakutset teile, aga päris kindlasti siin asjad siis tõesti harmoniseeruvad ja kui teil on mingisugused konfliktid partneriga seoses, siis võib tekkida siin leppimine, kokkutulemine, sest et siin see karikate 2 näitab sellist ühtsust, armastust, koostööd või sellist sügavamat emotsionaalset sidet. See võib olla ka uue suhte algus või juba olemasoleva suhte tugevnemine, et ka tööalases plaanis näiteks võib see viidata heale koostööle. Et oodata on päris kindlasti emotsionaalset lähenemist või südamesooja kontakti kellegi olulisega. Ja siin on nagu võimalus näiteks ära leppida, koostööle on siin võimalus, arusaamatused lahenevad või kellegiga lausa tekib siin mingit laadi selline tugev side. Aga jah, siin on nagu algselt nagu tundub, et te eemaldute millestki, mingisugusest pingelisest seisundist või tahate eemalduda, teil on plaanis
ja see võib omakorda tekitada teis endis mingisugust konflikti või ka väliselt võib see luua mingisugust sellist pingelist momenti, et kui teie nagu eemaldute, siis tekib omakorda mingi pinge, aga sellega ei tasu siis kaasa minna ega ei enda sisemise pingega ega ka välise pingega ja igal juhul, kui mingisugune pinge on, siis tasub sellest eemalduda, et emotsionaalses seisundis ei tasu sellega mitte mingis mõttes tegeleda sellises keerulises seisundis, kui te olete. Aga asjad nagu tasakaalustuvad ja kui on suhetega mingi teema, siis päris kindlasti see lähedus või see kontakt taastub. Kas siis leppimine või lausa võib siin mingisugune uut laadi ühenduse loomine olla. Et sinu jaoks on päris kindlasti siin selle 10 päeva jooksul toimumas mingit laadi üleminekuperiood konfliktist harmooniasse, kus esialgu võib-olla tuleb veidi sellist selgust luua iseendas. Ja siis on nagu see lõpptulemus positiivne ja ka südamlik. Et päris kindlasti soovituseks ka ära karda eemalduda sellest situatsioonist, mis sind vaimselt või emotsionaalselt kurnab. Räägin küll emotsioonide vabastamisest, et see on perfektne võimalus enda emotsioone puhastada, kui tekivad sellised situatsioonid või olukorrad. Aga ka paljud ei tea seda võimalust ja ei oska sellega nagu toimetada, siis parim võimalik soovitus siin ongi see, et kui sa tunned, et olukord või inimene tekitab mingit laadi stressi või segadust, on täiesti okei astuda samm tagasi. Ja see ei tähenda allaandmist, vaid enda eest hoolitsemist. Isegi vaimne distants aitab sul sellist selgust leida, et võta see aeg enda jaoks lihtsalt maha ja vaata olukorda kõrvalt ja samamoodi tegelikult, kes oskavad oma emotsioone siis nii-öelda puhastada, siis emotsioonide pealt ei tasu kunagi mingisuguseid otsuseid ega diskussiooni laskuda, et emotsioonid tuleb puhastada ennem kui siis edasi neid asju ajada, et emotsionaalsest seisundist ei tasu neid asju siis hakata lahendama. Et siis jah, et oma emotsioonidel esmalt rahuneda või siis puhastada enne kui te edasi tegutsete. Siin on 2 varianti siis, eks ju. Ja vältida tuleks ka siin täiesti mõttetuid vaidluseid ja keskenduda kuulamisele pigem, võib-olla siis mitte võitlemisele. Ja samamoodi siin on 2 varianti, täpselt samamoodi nagu esimese siin kaardi puhul, et distantseeruda, eks ju, et emotsioonidega koos olles siis ei tasu hakata nagu kuidagi mingisuguseid asju lahendama või arutelu laskuma, vaid täpselt samamoodi siin selle sauade 5-ga ma näen, et väldi mõttetud vaidluseid ja keskendugi pigem siis sellele kuulamisele, mitte võitlemisele, sest sina ei pea tegelikult millegiga võitlema, see on nagu vastupanu elule. Ja vastupanu iseendale, seepärast, et sina oled tegelikult selle olukorra loonud, et sinu emotsioonid saaksid välja tulla ja et sa saaksid need puhastada. Aga keskendu kuulamisele, keskendu nagu selle vastaspoole kuulamisele ja keskendu ka iseenda kuulamisele. Et tihtipeale, et kui sinust tekib see võitlusvaim või tahad enda eest seista või sa ei pea,
et see ei ole nagu vajalik. Inimlikul tasandil me tahame kogu aeg enda eest seista ja enda eest võidelda ja enda eest välja astuda. Aga see on tegelikult vastupanu elule, sa ei lase voolata endast elu läbi, et sa annad hinnangu sellele, et see on see olukord on selline, aga teadmata, et sa ise seda olukorda endale lood, seepärast et emotsioon kerkib pinnale, kui sa oled valmiduses ja tahad nagu vaidlusesse laskuda, siis sinu sees on mingi emotsioon, mis seda nagu tahab teha. Aga see emotsioon on täiesti võimalik siis lõpuni tunda, et selle võitlusega sa ei jõua mitte kuskile. Et need pinged võivad kerkida töö juures, suhetes või ka sisemiselt sinu enda sees. Ja kui see tekib, see konflikt kelle iganes välisega või sisemiselt, kuula teisi ja kuula iseennast. Ära astu sellesse võitlusesse ja vajadusel astugi samm tagasi, et sa saaksid nagu rahuneda nendest emotsioonidest ennem kui edasi hakkad liikuma või siis puhastada, 2 varianti, eks ju. Ja ole avatud selle südamlikule suhtlusele ja koostööle. Seepärast, et siin on potentsiaal koostööle ja sideme taastamisele. Sest siin on nagu ma näen siin nagu justkui see suurem võimalus või potentsiaal kas siis sügavamaks sideme loomiseks või on siin nagu see sügavam side olemas, aga siin on see potentsiaal nagu selleks koostööks ja ka lausa romantiliseks suhteks, sõbralikuks suhteks või tööalaseks heaks suhteks. Kõik need suhted on võimalik siin luua, aga lihtsalt vaadata siis oma emotsionaalne pool üle. Et kui keegi tuleb sulle ka siis sellise rahupakkuva karikaga, siis võtta see avasüli vastu. Ja ole valmis siiraks vestluseks, kui tunned, et tahad leppida, siis lepi. Kui tahad, et siin on nagu võimalus leppida, siin on võimalus kontakti süvendada ja need on olemas. Et lase oma minevikul minna ja vajadusel puhka, loo endas selgust, sest et millest tekivad konfliktid ja arusaamatused ongi, teil on mingisugused emotsioonid, mis kerkivad sellega seoses pinnale, et kõik see olukord ja inimene toob teist need emotsioonid lihtsalt esile ja sul on võimalus need ideaalselt puhastada ja vabastada. Ja ärge laske väikestel arusaamatustel kasvada, et olge siis valmis looma või taastama siis seda sidet. Et ärge olge sellele suletud, et ma näen, et siin nagu laheneb kõik ilusti kenasti. Grupp number 1, selline ladumine siis teile ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja juba kohtume järgmises videos. Ja grupp number 2, kes valis siis selle grupi, siis sinu sõnumiks on võib-olla siin see, et järgmine 10 päeva jooksul on tekkimas mingisugune segadus, võib-olla see segadus on juba praegusel hetkel käes, segadus, ebakindlus või selline mure, mis sind nagu justkui saadab praegusest hetkest või siis on tulemas saatma sind, et selline segadus või ebakindlus võib siin teid kuidagi vallata. Midagi nagu justkui on udune või te ei tea, mis saab või kuidas saab või te olete sellises teadmatuses kohas. Ja võib olla sellist emotsionaalselt häiritud või sul lausa puudub selgus mingi olukorra osas. Ja võib tulla sellist hetke, kus tunned, et oled eksinud või ei näe selgelt teed edasi.
ja päris kindlasti ära tee siin siis selliseid rutakaid otsuseid, oota kuni pilved hajuvad, sest et pilvede tagant tuleb alati päike välja. Praegusel hetkel on lihtsalt selline udu või segadus või selline pilvisus, aga see pilvisus ei, kui te vaatate taevasse, siis need pilved ei jää mitte kunagi sinna taevasse, alati tekib selgus ja päike tuleb välja. Et oodata just seda hetke ja sellega ma näen, et see segadus on kas teie enda sees või kellegiga seoses, et siin on see naine nagu keskpunktis, et kas ta näitab siis teid ennast siin või siis kedagi, kellega seoses need tunded on tekkinud esile. Et siis vastavalt oma olukorrale võite seda panna, et kas see segadus on siis teie enda sees, see ebakindlus, segadus ja mure, see nagu teie keskmes, te tunnete seda enda sees väga võimsalt, tunnetatavalt, või siis see segadus on ikkagist teie sees, aga ta on kellegi teisega seotud. Et see inimene on nagu siis sellega seotud, see naine, või siis see naine olete ise. Aga see isik on nagu väga, väga siin tugevalt esindatud. Et jah, et siis kas siis sina või see naine mängib siin seda võtmerolli olukorras ja selgusetu olukord on praegu siis sellisel hetkel praegu teil. Aga päris kindlasti kuulama sisetunnet ja jälgi, kuidas sinu kohalolu mõjutab siis olukorda. Aga ma näen siin siis, kui te ei tee neid rutakaid otsuseid ja olete kannatlik ja ootate, kuni need pilved hajuvad ja udu hajub, eks ju. Ja teete samal ajal siis võib-olla endaga tööd nende emotsioonidega, mis on üles kerkinud. Või siis ootate, millal need emotsioonid rahunevad, et 2 varianti jälle. Siin on 2 varianti alati välja pakkuda. Kas ootate, millal teie emotsioonid maha rahunevad, vaibuvad, või te saate kohe need ära puhastada. Perfektne võimalus on kohe, nii kui emotsioon tõuseb, kohe saate puhastada ja vabastada. Aga siis on ka võimalik oodata, millal nad vaibuvad ja olla selles suhtes siis kannatlik. Sest et mingisugused kas siis kingitused, komplimendid või rõõmsamad hetked, meeldivad üllatused on teie poole teel või asjad lahenevad positiivsuse suunas. Sest et lõppkokkuvõttes liigub asi nagu sellise rõõmu ja lahkuse ja sellise romantiliste žestide poole ka võib-olla ja kõik nagu tasakaalustub. On tulemas siis head uudised, selgus ja võetakse ilmselt kontakti või võtad sina kontakti. Et siin on ka võimalus, et te tahate võib-olla teha kellelegi mingisuguse ilusa žesti, paluda vabandust või ootate kellegilt vabanduse palumist või ootate kellegilt sellist lähenemist või komplimenti või kingitust või ühenduse võtmist või romantilist žesti, kuidas kellelgi siis jällegi. Et siit on päris võimalik siis lõppkokkuvõttes, kui te ise nagu rahunete maha ja ei tegutse aktiivselt sellise tunde ajendilt, siis kas siis ootate, millal see vaibub või siis puhastate kohe ja selle tulemusel võid saada meeldivaid komplimente, kingitusi või kohtute kellegiga, kes toob teie ellu sellist rõõmu ja sära. Et need suhted nagu sujuvad ja liiguvad harmoonilise ja kohta, väga sarnane siis esimese grupiga ilmselt ka see energia siin on. Et jah, et siin alguses võib esineda siis sellist segadust, ebakindlust või muret ja eriti siis seotud suhete või enesetundega ja sina ise või keegi oluline naine on selles olukorras
võtmeks nagu, võtmeisik võib-olla ja aga lõppude lõpuks, kui sa oled ise nagu kannatlik ja oskad selle olukorraga nagu toimida õigesti, noh, pole õiget ega valet, loomulikult, et ärge süüdistage, kui mingisugused valed sammud teil kuidagi tulevad välja, te arvate, et valed sammud, ärge siis süüdistage ennast ja järgmine kord teete teistmoodi jälle. Et kõige julmem, mida inimene saab iseendaga teha, see, et ta arvab, et ta teeb selle vale sammu, eks ju, ja siis ta jääb ennast süüdistama, et oleks võinud teisiti teha, aga kõik see on praegusel hetkel täpselt selline, nagu ta on ja vajalik teie teekonnal. Et lõppude lõpuks toob ta ikkagist selle leevenduse ja rõõmu ja harmooniat teile siin, et kõik laheneb ikkagist. Et kõik laheneb ikkagist positiivsuse suunas, ma näen. Et ära lase sellel nagu ajutisel segadusel oma otsuseid juhtida ja ootamine ja kannatlikkus on siin tark valik, ütleme siis niimoodi. Või siis puhastad kohe selle emotsiooni, mis kerkib sellega seoses pinnale. Ja hoia päris kindlasti oma süda ja meel avatud, rõõm ja lahkus leiavad tee sinuni. Et isegi kui algus on hägune. Kui võimalus avaneb, siis jaga ka ise headust ja tähelepanu. Ja see võib väga palju muuta kogu energiat teie ümber ja ka teie sees, eks ju. Grupp number 2. Et selline siis grupp number 2 on tulemas järgnevad 10 päeva ja jällegi väga positiivne, et kui algus on natuke segadust, siis see laheneb. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Ja grupp number 3, kes valis siis selle grupi, siin on siis ka natuke algul natuke tundub, et kõik grupid on kuidagi naljakalt see, et algul nagu on natuke segadust või sellist segadust justkui natukene, et miski pole nagu selge ja siis nagu lõpp läheb kõigil ilusaks, väga ilus tegelikult ju. Ja siin on ka nagu erak ja karikate kuninganna ja siis päike välja tulnud, mis lõpp on jälle ilus kõik. Erakuga on siis sõnum siin, ma näen, et sisekaemus on siin nagu justkui sisemus, võib-olla mõni teist on sellisel vaimsel otsingul või on tema isiklik aeg justkui siin tegeleb sellise oma isikliku ajaga või võtab endale aega sisekaemuseks, sisevaatluseks, selline vaimne otsing teis ja selguse loomine. Ja siin on ka täpselt samamoodi, et nagu ta on nagu erak on nagu eraklik, ta võtabki enda jaoks aega, ta mõtleb enda jaoks asjad selgeks, mida ta tahab, kuidas ta tahab, kas see on suhtealaselt, kas see on iseseisev mingisugune isiklik areng või avardumine, kuidas keegi, et tegelikult arengutel, isiku arengul ja avardumisel on väga-väga suur vahe. Et mida teevad inimesed on siin see, ongi siis eneseareng, nad arendavad ennast, ehk nad arendavad siin ennast selle 3D füüsilises maailmas ja oma inimest, aga avardumine on see, kui me teadvustame, et me ei ole ainult inimene, vaid teadvus, kes kogeb ennast läbi inimese. Ja see on tegelikult, teadvus on meie puhas seisund, ehk siis, et aga inimene on üks osa meist, aga teadvus kogeb läbi siis inimese seda 3D füüsilist maailmas, et me ei saa ju seda siit ära kaadata, aga paljud inimesed siis ei teadvusta, et teadvus on suurem osa neist kui see väike inimavatar.
Ja siis ongi see eneseareng on nagu justkui siin selle inimesega seotud, aga avardumine, teadvusele avardumine on siis see, et me oleme teadlik, et me ei ole ainult see inimene, vaid me oleme ka see teadvus. Ja teadvus kogeb siis läbi avatari seda 3D füüsilist maailma. Et see on väga suur vahe siin, eks ju. Ja siin toimubki nagu selline vaimne otsing või selline sisekaemus, kas siis suhetealaselt või siis eluliselt, et mida sa soovid või mida sa tahad või suhte teemadel või ka siis tõesti selline eneseotsing käib võib-olla siin ka. Ja siin on nagu vajadus astuda nagu samm tagasi, et kuulata oma sisemist häält või intuitsiooni või te püüate nagu kuulata seda sisemist häält ja intuitsiooni. Siin on Erak ja karikate kuninganna siis ka välja tulnud. Karikate kuninganna on ka väga intuitiivne. Ja te olete nagu pigem siis sellises üksi olemises. Ja mõnele võib-olla on see natuke keerulisem periood, mõni on teadlikult nagu sellise eralduse nagu enda jaoks valinud, et võtnud enda jaoks selle aja, et rohkem olla omaette ja mõelda sügavamalt oma siis elu üle või olukordade üle, mis iganes. Aga mõne jaoks võib see olla ka nagu keeruline aeg, võib-olla suhteteemadel või mis iganes, et võtta siis vastavalt enda olukorrale. Et siin on jah, nagu justkui on see eraldatus, eemaloleku aeg, kus siis otsitakse seestpoolt nagu vastuseid. Või siis on eraldatud ennast välisest, sest et midagi on nüüd siis toimunud teie elus, miski võib-olla, aga see ei pruugi nagu hea olla või tunnetuslikult hea olla, vaid on midagi võib-olla keerulist, mis on pannud siis enda sisse vaatama, et miks ma siis niimoodi tunnen või miks need asjad niimoodi läksid või mida iganes. Et võite tunda siis vajadust olla rohkem omaette ja mõelda sügavamalt ja taanduda siis sellisest sotsiaalsest olukorrast või elust. Ja te püüate nagu siis sel hetkel nagu oluliselt rohkem iseennast kuulata ja oma intuitsiooni sisetunnet. Et see karikate kuninganna nagu kinnitab justkui, et sa vaatad enda sisse ja püüad seda intuitsiooni kuulata. Ja siin nagu liigutakse emotsionaalselt ka küpsemasse paika, eks ju. Et tegelikult teie sees on seda hoolivust väga palju ja armastust ja sellist empaatiavõimet, aga empaatiaga on selline teema, et empaatsus ei tohi teie üle võimust võtta. Et empaatia on selline, kus siis tuntakse teistele kohutavalt kaasa, mis tekitab tegelikult muidugi ka sellise ohvri kolmnurga, eks ju. Ja kus tuntakse siis teistele kaasa või lausa võetakse teiste emotsioone enda omaks, endale üle ja siis kantakse neid emotsioone. Et siis päris kindlasti on seal puuduvad igasugused energeetilised ja emotsionaalsed piirid. Ja siis mõeldakse, et miks ma kogu aeg kannatan ja kõik on nii raske ja valus. Või siis kiideldakse väga palju, et ma olen nii empaatiline ja kõike nii ja naa, aga sellega seoses sa jätad oma elu elamata. Et inimesed, kes tunnevad teiste tundeid, ärevust, kurbust ja nii edasi, et kui teine inimene on kurb või õnnetu või nendega juhtub midagi,
siis meie asi ei ole päris kindlasti võtta nende emotsioone enda omaks, sellepärast et see ei ole vajalik ja see ei tähenda, et mul teise inimese suhtes puudub mõistmine või ma ei saa tunnetada teise inimese energiat, aga oluline on teha vahet, mis on teise inimese tunne ja mis on teise inimese energia, et me seda enda kanda ei võta ja liigselt kaasa ei tunne, sellepärast et kõigil inimesel on vabadus oma energiat muuta, kuidas seda otsustab ja tahab. Et energeetilised ja emotsionaalsed piirid peavad olema paigas ja mitte võtta siis teiste emotsioone ja energiat enda kanda. Ja liigselt kaasa ka ei tasu tunda siis. See võib olla tunduda naljakas, aga sa jätad enda elu elamata, ütleme siis niimoodi. Ja me ei saa teist inimest nagu oma seljas kaasas tassida. Ta peab tulema ise endaga toime ja kui ta ei tule omadega toime, siis ta läheb nii kaua sinna põhja, kuni ta tuleb omadega toime. Võib-olla tema alus ongi oluline punkt see, et ta peab seal põhjas ära käima. Et loomulikult me mõistame ja saame aru ja teadvustame, mis teise inimesega toimub või mida ta tunneb, aga et ei tunneks liigselt kaasa, et karikate kuninganna võib olla see liigne empaatia võime, kus ta tunneb teistele kaasa ja poputab ja teeb ja on ja ette ja taha, aga see ei ole nagu kõige parem viis toimida sellises olukorras, et ole armastav ja hooliv, aga mitte liigselt empaatiline teiste olukordade suhtes, seepärast et sa hoiad seda teist inimest selles madalas sageduses kui ka iseennast, võttes teise inimese nagu emotsioone enda kanda. Et siin päris kindlasti toimub mingit laadi puhastumine, ma näen, sest et selle päikesekaardiga toimub ka selline puhastumine või särale löömine, et siin on nagu emotsionaalne küpsus toimub päris kindlasti. Et te hakkate mõistma, kus tuleb nagu piirid seada ja kuidas siis toimida mingis situatsioonis ja olukorras, et läbi siis iseenda vaatluse, sissepoole vaatluse ja läbi siis võib-olla oma intuitsiooni kuulamise. Et ja samuti see karikate kuninganna võib siis näidata teie enda energiat kui ka kellegi teise energiat, kes on teiega seotud selle 10 päeva jooksul, ütleme siis niimoodi. Et see võib viidata siis see kaart võib viidata sinu energiale või siis kellegile, kes ka omakorda võib-olla pakub sulle seda tuge ja mõistmist ja arusaamist ja avardumist. Ja samuti võib siin olla üleskutse sulle see, et kuula oma tundeid rohkem ja usalda intuitsiooni, kuula oma keha rohkem, sest et kõik vastused ei tule päris kindlasti mõistusest, mida siin näitab need 2 kaarti. Ja kui sa vaatad sissepoole ja lood endale piirid, aga samas olla avatud südamega ja armastav ja hooliv teiste suhtes, aga mitte laskuda sellisesse kaastundesse nagu põhja, sinna kaastunde põhja, ütleme niimoodi, et ma tunnen sulle kaasa, ma võtan su emotsioonid enda kanda ja ma olen hirmus empaatiline ja näed, mis temaga juhtus ja näed, mis temaga juhtus ja küll on ikka kurb ja nii kahju. Ja siis sa viid enda energia alla sellega ja hoiad teisi ka sellega neid hoiad nende energias siis selles madalas sageduses, et sa ei võtad nende emotsioonid enda kanda ja nad ei pea enda emotsioonidega tegelema, eks ju. Või siis hoiad neid seal kuidagi
selles surnud ringis, on ju, et nad peavad ikkagist ise oma emotsioonidega tegelema ja sealt välja tulema. Meil kõigil on see võimalus olemas, nagu ma siin olen teile juba ka ise nagu kättesaadavaks teinud selle, et meil kõigil on võimalik oma emotsioonidega puhastada ja vabastada, kui me seda ainult tahame. Et väga paljud inimesed on need ka, kes lihtsalt tahavad seda toetust saada ja ei keskendu ja ei pühendugi, ei ole enda sees otsust ära teinud, et nüüd ma tahan lõpetada selle emotsionaalse valu enda sees ja ma lasen ja puhastun ja vabastan ennast mineviku haavadest. Et kui sa ei ole otsust enda sees energeetiliselt teinud, siis ja tahad ainult toetust ja kaastunnet teistelt inimestelt, siis sa oled ohvri seisundis ja siis sa ei tahagi nagu tahagi sealt nagu sellest surnust ringist välja astuda või siis ei ole teadlik või mis iganes. Et võimalik ka, et sa satud ise ka sellisesse olukorda, kus sa võib-olla saad seda emotsionaalset tuge või teadmisi või avardumist. Luba päris kindlasti endal olla selline pehme ja tundlik, aus oma tunnete suhtes, et ära lükka neid endast eemale ja pange tähele, et sõnades peitub väga suur jõud, et tihtipeale, kui ka nendes tarokaartide lugemistes või sõnumitest, mis teile edastatakse, mida te kuulete, mida te loete internetis, kus on näiteks ka siin, ole pehme, tundlik, aus oma tunnetes. Ära lükka neid endast eemale, ära suru neid endast eemale, ära suru enda alla, ära paiska neid välja. Ole pehme, tundlik, aus oma tunnete suhtes. Kas te tunnetate, kas te kuulete, mis sõnumid siin tegelikult on? Tihtipeale inimesed lihtsalt võtavad seda sõnumit, loevad läbi ja mõtlevad, oi kui ilus sõnum ja kirjutavad kommentaari alla, et väga oluline. No paljud võib-olla toimivad ka selle järgi, aga väga suur osa inimestest juba mingi poole tunni jooksul tal on see sõnum meelest läinud ja ta isegi ei süvene selle sõnumi sügavusse, mida see sõnum tegelikult tähendab. Aga nende sõnade taga ja lausete taga on sügavus ja kui inimene sukeldub sinna sisse ja seedib selle enda kehaga läbi, siis toimub temas päris kindlasti muutus. Luba endal olla pehme, tundlik, aus ja oma tunnete suhtes. Ära lükka neid endast eemale, ära paiska neid välja, ära suru neid alla. Võta need kõik vastu ja armasta neid. Ja edu ja rõõm, selgus, positiivsed tulemused on sinu poole teel. Sest et on tulemas selliseid õnnistusi ja edu. Kui teil on olnud keerulisi ja raskemaid hetki, millele siis ERAK võib ka viidata, siis päike päris kindlasti näitab, et kõik läheb paremaks, rõõm, selgus ja toetav energia on sinu poole teel siis. Et oodata on päris kindlasti positiivseid läbimurdeid, häid uudiseid, puhastumist, emotsionaalset küpsust ja kasvu, sellist sisemist kergust, mis ongi puhastumine, või siis inimesed tihtipeale ütlevad tervenemine, eks ju, aga meil ei ole midagi vaja tervendada. Meie sees on kõik olemas, kõik vastused on olemas, kõik teadmised on olemas, meie sees on puhas olemine olemas. Lihtsalt see emotsionaalne prügihunnik varjutab seda. Ja sellest tuleks siis vabaneda. Kes vähegi soovivad, kes vähegi tahavad, sellel on kindlasti see võimalus, sest neid võimalusi on kättesaadavaks tehtud. Ja päike annab päris kindlasti sellist tuge ja kindlustunnet teile, et asjad laabuvad ja kõik läheb ilusti, kenasti. Alguses vajad võib-olla aega enda jaoks ja et saada siis selgust enda sees ja lahti lasta mingisugustest vanadest mustrist või ka välisest mürast hetkeks, et selgus saabuks teie sees, seepärast et selgus saabub vaikuses, mitte müras. Ja seejärel liigud nagu justkui emotsionaalsesse küpsemasse kohta iseendaga
ja selline ka sisemine intuitiivne kuulamine, rohkem oma keha kuulamine, see lõpuks toob siis potentsiaalse rõõmu ja edu, selguse teie elus, puhastumise, vabanemise, kerguse. Ja kui teil on mingisuguseid varasemaid probleeme, siis need olukorrad lahenevad ja te tunnete sellist vabanemist. Usalda päris kindlasti, soovitus ongi siin, usalda oma intuitsiooni, sest et kõik vastused ei tule päris kindlasti mõistusest. Mõistus on piiratud, aga keha või intuitsioon, kehatasand, instinktiivne pool on lõputu potentsiaaliga, võimalustega. Võta aega olla omaette, kas või lühikeseks ajaks, seal toimub päris kindlasti suur sisemine töö ja rõõm ja valgus on juba teel sinu poole. Et päris kindlasti ära kiirusta kuskile ja ära oota mingisuguseid meeletuid tulemusi, vaid lihtsalt ole lõõgastunud olekus. Valmista ennast lihtsalt vastu võtma headust, mis sinu poole tuleb. Ja nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Rõõm oli teiega siin taas olla ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!